Te olete ühekülgne korrumpeerunud meediakanal. Lõpetame selle ära, sest mul on küllalt. Aitäh, kallis. Head päevad. Härra president, palun. Ma reisisin kogu tee Wisconsini. Riik ei saa kunagi olla suur, kui presidendil puudub ausus. Te reisisite. Me reisisime kogu Wisconsini selle intervjuu jaoks. Donald Trump sattus skandaali intervjuus, nimetades ajakirjaniku rumalaks, harimatuks ja äraostetuks. Ja siis rebis ta mikrofoni küljest ära ning katkestas intervjuu ja lahkus. Kuid siiski jõudis Trump selle intervjuu ajal teha mitu olulist avaldust, mis osutusid mitte vähem skandaalseteks. Näiteks selle kohta, et ameeriklastele, kes 6. jaanuaril 2021 Kapitooliumi ründasid ja hõivasid, makstakse rahalisi kompensatsioone. Lubas, et nüüd ta kindlasti ei alusta enam ühtegi sõda. Teatas, et kõik tema valimislubadused sõdu mitte alustada, ta pole midagi sellist öelnud, seega teile ilmselt ainult tundus nii. Aga ta hakkas veel mingil põhjusel kiitma ja imetlema Iraani juhti Majtaba Khameneid. Niisiis, pühapäeval 7. juunil katkestas president Donald Trump ootamatut skandaaliga intervjuu saates Meet the Press. Pärast seda, kui ta kaitses võimalikke makseid isikutele, kes vastutavad 6. jaanuari sündmuste eest, ja hoiatas, et aeglased läbirääkimised Iraaniga võivad viia USA sõjaliste tegevuste taastamiseni. Muide sellest, mis praegu Lähis-Idas toimub, rääkisin ma oma eelmises saates. Soovitan seda vaadata. Kuigi tuletan meelde, et just Trump lubab olukorda, kus läbirääkimised võivad kesta igavesti. Aga kõigepealt toon teile selle sama skandaalse katkendi. Intervjuu, kus Trump katkestab intervjuu, solvab ajakirjanikku, rebib mikrofoni ära ja lahkub valjuhäälselt. Asi on selles, et Trump haaras taas kinni oma lemmikteemast, varastatud valimistest, ja üritas seal oma uut valimissüsteemi ideed edasi suruda. Ta ütles, et praegune süsteem on halb, sellepärast ongi kõik need skandaalid. Ta väitis, ma võitsin eelmine kord kindlasti, aga minut varastati valimised. Ja siis läks midagi valesti ning ta hakkas skandaalitsema. Kõigepealt toon teile tõlke ja siis kuulake ise neid emotsioone, et tõlge ei kattuks originaaliga. Ma loen selle teile kõigepealt ette ja siis näete juba elavaid emotsioone. Trump ütleb, kas te peate sobivaks, et nad korraldavad valimisi, aga 5 päeva pärast pole nad isegi lähedal võite kindlaks määramisele? Riiklikud ja kohalikud ametnikud tunnistavad, et töötavad aeglaselt ega kutsu üles hääli kiiresti kokku lugema. Nii hääletatakse Californias. Nad on ebaausad, nagu teiegi. Teie meedia on ebaaus ja ka saade Meet the Press on ebaaus. Ajakirjanik ütleb, aga lähme edasi. Ja tema ütleb, ei, te mängite neile palli kätte. Ajakirjanik, jah, lähme edasi. Tema Trump ütleb, te olete kas ebaausad või rumalad. Ajakirjanik, lähme edasi. Trump, te mängite neile palli kätte kogu selle asjaga. Te teate, et need valimised on võltsitud. Teie kanal teab, et need on võltsitud. Te teate, et ma saavutasin valimistel veenva võidu ja 94. Minu postitustest olid negatiivsed. Minust on jutt. Ajakirjanik, aga härra president, te pole kunagi esitanud tõendeid. Trump ütleb, ja teate miks? Sest mul ei ole teie vastu mingit usaldust. Ajakirjanik, aga te pole kunagi esitanud tõendeid selle kohta, et valimisi võltsiti. Okei, räägime sellest edasi. Ma tahan rääkida Todd Lynchist. Teil on rohkem tõendeid, rohkem kui kunagi varem on esitatud. Ajakirjanik, jah, räägime sellest. Teie valimised selles riigis, me oleme nagu 3. maailma riik. Trump katkestab. Teie valimised ei ole ausad ja teie ei ole ausad ja kogu meedia ei ole aus ja ABC ja CBS ja CNN, te kõik ei ole ausad. Lõpetame ära, sest mul on küllalt. Aitäh, kallis. Veetke mõnusalt aega. Ajakirjanik. Härra president, palun, jätkame. Ma tulin kogu selle tee Wisconsini. Trump. Ja mina istusin teiega vihma käes. Ajakirjanik. Jah, ma tean. Trump. Ma istusin teiega vihma käes terve tunni. Ajakirjanik. Te peaksite oma pressi korrale kutsuma, sest teate mis? Riik ei saa kunagi suureks saada, kui ajakirjandus on ebaaus. Nüüd vaadake originaalis seda väga huvitavat sõnavahetust. Kas te arvate, et on sobilik, et neil toimuvad valimised ja 5 päeva hiljem pole nad veel sugugi lähedal sellele, et valida? Kujutage ette, kohalikud ametnikud tunnistavad, et nad on aeglased. Nad nõuavad ei. Nad nõuavad, et hääled võetakse kiiresti. Nii hääletatakse Californias. Täpselt nagu teie olete korrupeerunud, on teie meedia korrupeerunud. Ja meedia võitlemine on töö. Nad on krokodillid. Nagu sinagi, krokodillid,
sinu meedia on krokodillid ja kohtu krokodillidest meediaga. aususe huvides ma ei ole korrumpeerunud. Aga laseme neil tõesti oma tahtmist saada. Jätkame. Sa oled kas korrumpeerunud või rumal. Sa mängid selle mainega neile täpselt kätte. Sa tead, et need valimised on võltsitud. Sinu kanal teab, et need on võltsitud. Sa tead, et ma võitsin valimised ülekaalukalt ja sain 94% halba kajastust. Aga härra president, sa tead, miks ma selle sain, sest sul puudub usaldusväärsus. Aga sa pole kunagi esitanud tõendeid, see oli võltsitud. Räägime sellest edasi. Ma tahan rääkida todist. Sul on rohkem tõendeid. Tõendeid on rohkem kui kunagi varem esitatud. Räägime sellest. Selles riigis toimuvad valimised. Me oleme nagu 3. maailma riik. Teie valimised on võltsitud ja teie olete võltsid. Vähemalt ajakirjandus on võlts. Ja nii on ka ABC, CBS ja CNN. Aga härra president. Te olete ühekülgne ja ebaaus kanal. Lõpetame selle ära, mul on küllalt. Aitäh, kallis. Head päeva. Härra president, palun. Ma reisisin kogu tee Wisconsini. Ma istusin vihmas. Ma tean. Ma reisisin kogu tee Wisconsini. Kord ringis, kord väljas ja ma olen sulle piisavalt aega andnud. Sa peaksid oma ajakirjanduse korda tegema, sest tead mis? Ükski riik ei saa kunagi olla suur, kui tal on ebaaus mister. President, sinu ebaausus. Kuula, ta reisis kogu tee Wisconsini sünagoogi pärast. Sellegipoolest jõudis Donald Trump siiski midagi öelda. NBC kanalil antud intervjuus puudutati 2 teemat, mida tõenäoliselt arutatakse sel nädalal. See puudutab tema tegevuse ulatust Iraanis ja küsimust, kas maksumaksja raha tuleks kasutada tähelepanu inimeste abistamiseks, keda ta esitleb poliitiliste tagaviusamiste ohvritena. Trump väitis, et paljudele inimestele, keda on kriminaalkorras vastutusele võetud 6. jaanuari sündmuste eest, nimelt Kapitooliumi ründamise eest 2021 aastal, tuleks tema sõnul maksta individuaalset hüvitist. Pakutud fond, mille maht on peaaegu 1,8 miljardit dollarit, tekkis Trumpi ja USA maksuameti vahelisest kokkuleppest seoses tema maksudeklaratsioonide lekkega. See on üldse väga huvitav ja segane Trumpi skeem. Sellest on mul samuti eraldi saade sellel YouTube'i kanalil. See fond sattus peaaegu kohe mõlema partei vastuseisu alla, sest Trump tahab jagada need peaaegu 2 miljardit dollarit riigi raha oma toetajatele. Tegelikult võib seda pidada altkäemaksuks. Alguses, aga Trump ütleb, et me maksame raha neile, keda poliitiliselt taga kiusati. Näiteks need, kes ründasid ja jõuga vallutasid Kapitooliumi 2021 aasta jaanuaris. Need on poliitilised inimesed, keda poliitiliselt taga kiusati Donald Trumpi arvates. Ja siis Trump ütles alguses NBC telekanalile, et ta ei poolda makseid neile, kes ründasid politseinikke. Ja siis selles intervjuus kritiseeris ta neid sama politseinikke ja ütles, tsiteerin, teil oli palju korrumpeerunud politseinikke. Teil olid korrumpeerunud politseinikud. Comey oli räpane politseinik. Ma ei tea, mis saab fondist, aga mulle meeldib see idee. Mõeldakse makseid neile, kes ründasid Kapitooliumi. Mis puudutab Iraani, siis Donald Trump ütles, et tema punaseks jooneks rünnakute taasalustamiseks saab olema olukord, kus tema arvates ei sõlmita kokkulepet piisavalt kiiresti. Tahan märkida, et Valge Maja püüab praegu saavutada vastastikuse mõistmise memorandumit Iraaniga, et lõpetada sõda ja seejärel alustada põhjalikke tuumaläbirääkimisi. Ja edasi selles intervjuus ütles Donald, et kokkuleppe raames võiksid Ameerika väed aidata rikastatud uraani väljaviimisel ja hävitamisel. Ilma kokkuleppeta tema sõnul, tsiteerin, me hävitame need väga karmilt sõjalisel teel. Ja kõige naljakam selles intervjuus polnud isegi mitte skandaal ega see sõnasõda ajakirjanikuga. Ei, vaid Donald Trumpi avaldus selle kohta, et tema enam ei luba ühtegi sõda. Vastates küsimusele oma valimislubaduse kohta mitte alustada uusi sõdu, ütles Donald Trump, et, tsitaat, ma ei ole midagi sellist lubanud. Ja väitis, et operatsiooni Iraani vastu ei ole lõputu sõda. Järgneb tsitaat. Teate, 50 000 Ameerika sõjaväelase hoidmine, kes praegu asuvad Lähis-Idas, ei lähe meile eriti kalliks maksma. Ma arvan, et hoiame neid seal seni, kuni nende paigutus lõpeb. See ongi kogu Donald Trumpi mõte. Enne valimisi rääkis ta valjuhäälselt, et ei alusta ühtegi sõda. Et ta pole nagu kõik eelmised presidendid, ta tuli sellele planeedile rahu tooma.
ja nüüd ütleb ta jultunult, et kuulge, ma pole midagi sellist öelnud. See on, nagu ta ütles, et lõpetab Venemaa sõja Ukraina vastu 24 tunniga. Siis ütleb, et ma ei öelnud nii. Ei, mina ei öelnud. No, jah, natuke keerutasin seal, aga ei, mis te nüüd? Kas te tõesti uskusite, et ma lõpetan sõja 1 päevaga? Lõpetan sõja? Kas te olete üldse mõistuse juures? Nüüd ütleb, et ma pole midagi sellist öelnud, kui ma ütlesin, et ma ei hakka sõda alustama. Te ütlete, et ma uskusin, aga ma ei uskunud midagi. Mulle ei meeldi, kui on sellised lõputud sõjad. See ei ole lõputu sõda. Me oleme seda teinud 3 kuud. Suurem osa sellest on olnud üsna hea vaherahu vormis. Blokaad on olnud hämmastav. Meie merevägi on hämmastav. Aga edasi üllatas Trump veelgi rohkem. Trump kiitis ootamatult Iraani ülemjuhti Ayatollah Majtaba Khamenei tema kahtlematu julguse eest ja selle eest, et ta jätkas läbirääkimistel osalemist hoolimata tõsistest vigastustest. Trump kinnitas, et Khamenei, tsiteerin, osaleb tehingu kinnitamise protsessis. Ta nimetas Majtaba Khameneid ratsionaalsemaks kui tema isa, kuigi teadaolevalt pole Trump ja Ayatollah kunagi otse suhelnud. Kuidas ta sellist hinnangut anda saab, pole teada. Trump ütles samuti, et ta ei nõua Liibanoni kaasamist lühiajalisse kokkuleppesse Iraaniga, kuigi märkis, et soovib täpsemat lööki Hezbollah vastu. Ja lõpetuseks, kui ajakirjanik Velker mainis Ameerika põllumeeste raskusi väetiste eest tasumisel, Trump lükkas selle väite täielikult tagasi ja ütles, ning nüüd hoidke oma toolidest kinni või kus iganes te istute. Tsitaat. Jah, täiesti jama. Põllumeestel läheb väga hästi. Trump väitis, et põllumehed usaldavad teda isiklikult ja saavad väga hästi aru nii bensiini hinnatõusust kui ka väetiste hinnatõusust. Sest nad saavad, Trumpi sõnul, suurepäraselt aru, et Trump püüab lõpetada Iraani tuumaprogrammi. Ehk siis Trump ütles otse välja, kuulge, jah, hinnad tõusevad, bensiin läheb kallimaks, väetised lähevad kallimaks, kõigil on praegu raske, aga Trumpi sõnul saavad kõik temast aru, armastavad ja toetavad teda. Ja seetõttu on nad valmis kõik need ebamugavused välja kannatama. Selline intervjuu tuli Trumpil kokkuvõttes välja. Mitte pikk, katkendlik, aga siiski, nagu näete, jõudis ta päris palju ära rääkida.